Võta avaldus hinnete ülekandmiseks. Võta avalduse koostamiseks peab tahvlisse olema sisse loginud. Seejärel tuleb valida vasakult menüüst dokumendid, võta, lisa uus. Avaneb võta avaldus. Võta avaldusel on 2 erinevat plokki. Esimene on formaalse õppe plokk, mis on mõeldud teises koolis saadud õpitulemuste ülekandmiseks. Ja teine plokk on informaalse õppe plokk, mis on mõeldud kas töökogemuse või täiendkoolituse kaudu omandatu ülekandmiseks. Kui ma soovin üle kanda teisest õppeasutusest saadud hinnet, siis tuleb võtta avaldust hakata koostama formaalse õppe alt, vajutades siin lisa uus. Avaneb leht võta andmete märkimiseks. Kõigepealt peab lehe peal vaatama, et oleks sees valik kooliväline ülekanne. Ja seejärel avalduse ülemises osas tuleb täita andmed teises koolis saadud õpitulemuse kohta. Täita tuleb ära kõik väljad, mis on tähistatud tärniga. Ülekantava mooduli lahtrisse tuleb kanda mooduli või õppeaine nimetus teise kooli kas siis lõputunnistuse hinnete lehelt või tõendilt või õppijakaardilt. Mina oma näites soovin üle kanda moodulite õpitee ja töö muutuvas maailmas. Ja õppeasutust, kus ma soovin seda üle kanda, on Hiiumaa Ametikool. Esmalt valingi õppeasutuse rippmenüüst. Õppeasutused on rippmenüüs tähestikulises järjekorras. Otsin siit vajaliku õppeasutuse ja klõpsan avaldusele sisse. Seejärel sisestan ülekantava mooduli nimetuse. Mooduli nimetus peab olema kirjutatud keeleliselt korrektselt ja algama suure algustähega, sest sellisel moel, nagu see on kirjas võta avaldusel, läheb see hiljem lõputunnistuse hinnete lehele. Edasi tuleb sisestada mooduli maht EKAPites. Selle saate jällegi kas oma eelmise kooli lõputunnistuse hinnete lehelt või tõendilt. Valida hindamisviis, kas oli eristav hindamine hinnetega või siis mitte eristav hindamine. Ja sisestada õppetulemus. Kui kõik soovitud väljad on täidetud, siis tuleb vajutada nupule lisa. Seejärel valida asendatavad moodulid või teemad, ehk siis mida ma soovin meie koolis ära arvestada. Selle saab valida rippmenüüst. Kui rippmenüü lahti võtta, siis märkate, et siin osad read on paksus kirjas ja osad read on tavalises kirjas. Paksus kirjas rida tähistab moodulit ja selle all tavalises kirjas read on selle mooduli teemad. Võta avaldust esitades peate läbi mõtlema, kas teie poolt teises koolis omandatu katab ära terve meie kooli mooduli või katab see ära mõne mooduli teema. Vastavalt sellele tuleb siis teha rippmenüüst valik, et kas valida paksus kirjas moodul või siis teema. Mina oma näites arvan, et minu poolt teises koolis omandatu katab ära terve mooduli, seetõttu valingi paksus kirjas siit õpitee ja töö muutuvas keskkonnas mooduli pealkirja ja klõpsan selle avaldusele. Seejärel vajutan nupule salvesta.
Nüüd võtteavaldusel ongi näha, mis õppeasutusest, mis hinnet ma soovin kasutada meie kooli mooduli või teema arvestamiseks. Lisaks avalduse väljade täitmisele on oluline laadida avalduse juurde ka fail, mis tõendab, et te olete selle õpitulemuse saavutanud. Et see fail võib olla siis kas teises koolis väljastatud lõputunnistuse hinnete leht, õpisoorituste tõend või õppijakaart. Nende lisamiseks avaldusele tuleb seotud failide rubriigis vajutada lae fail ja lisafail nupule vajutades otsida siis arvutist välja vajalik fail ning salvestada. Kui ka fail on avaldusele lisatud, siis ongi avaldus esitamiseks valmis ja selle saate esitada siit alt nupust esita. Küsitakse veel kinnitust, et kas olete kindel, et soovite avalduse esitada. Vajutage siit jah. Sellega ongi võtteavaldus esitatud.